Videos näitan, kuidas Scratchi Sprite'i joonistada, Sprite'ile kostüümi lisada ja kuidas Sprite'i liikuma panna. Selleks tuleb minna Scratchi lehele, Scratch mitte edu ja logida sisse. Kui sisse logimise asjad on ununenud, siis siit saab küll meelde tuletada, kui tead kasutaja nime või elektronposti aadressi, aga kes pani nüüd oma andmetes minu elektronposti aadressi, siis parasjagu seda ei õnnestu taastada, kuna mind ei ole seal kohal. Nii et on võimalus ise meelde tuletada või teha uus konto. Nii, no oletame, et sain Scratchi sisse, teen uue projekti. Nimeks panen liikumine. Kuna selle projekti põhiline eesmärk on Sprite liikuma panna, eemaldan Scratchi kassi ja nüüd joonistan seekord ise Sprite'i. Selleks on siin Sprite'i juures pintsel, millega saab joonistada. Siin joonistamise aknas on tuttavad tööriistad, ma arvan, et näiteks Painti kasutamisest tuttavad. Ja joonistamise akna keskel on üks rist, sinna tuleks joonistada alati kujund või siis see Sprite'i keskkoht peaks olema selle risti koha peal. Nii, ma joonistan siia ühe paksu putuka. Ja joonistada võib ükskõik mida. Palli joonistada, mingi auto, lennuki, mingi looma. Lihtsalt oleks mingi Sprite, mida saaks liikuma panna ja mida oleks mitu kostüümi. Nii, see on minu putukas. Natukene jalgu ka. Ja. Et ilu ei ole selle joonistuse juures praegult või selle Sprite'i juures kõige tähtsam. Nii, see on minu Sprite'i üks kostüüm. Nüüd selleks, et pärast liikumisel oleks ka selle Sprite'il mingid jalad liiguksid või midagi toimuks, siis ma teen talle teise kostüümi veel. Sellega saan siis anda edasi sellist animatsiooni moodi asja. Teise kostüümi saan teha kiire paremuse nupuga. Kostüümi peal tehakse teine, täpselt samasugune kostüüm. Ja nüüd, kui ma muudan sellel kostüümil siis näiteks siin neid sarvi kuidagi paigutan teistmoodi, siis pärast ongi näha, kuidas see liikumisel paistab. Nii, no ma siin kustutan mõned jalad ka ära ja panen jalad ka teistmoodi. Selle joonistamise peale ei pea väga palju aega kulutama. Tähtis on programmeerimine, mitte see joonistamine. Nii. Lihtsalt, et natukene teistmoodi oleksid. Nüüd, kui ma siin neid kostüüme niimoodi kiiresti klõpsun, siis on näha, kuidas see animatsioon hakkab tekkima. Nii, mul on Sprite 2 kostüümiga olemas. Nüüd hakkan programmeerima ehk siis skriptid. Esimene plokk on programmi käivitamise plokk rohelise lipuga. Ja minu eesmärk on panna Sprite liikuma. Ehk siis liikumise plokkides sinistest võtan liigu 10 punkti. Ja proovingi oma programmi. Ta liigub paremale. See on tema liikumise suund 10 punkti kaupa. Nüüd ainult programm
lõpuks teeb nii, et Sprite läheb ekraanilt välja. Ehk siis, et ta nüüd välja ei läheks, siis on siin selleks olemas üks selline plokk, et kui on äärel, põrka tagasi. Nii, põrkas tagasi, aga nüüd keeras jalad teistpidi, ehk siis selle vastu on järgmine plokk olemas, et pööramistiil on vasak parem, et ta ei pöörduks, vaid liiguks ainult vasakult paremale. Nii, nüüd on mul juba töötav programm, ainult kole tüütu on kogu aeg klõpsatu. Panen korduse, millega ma saan siis neid tegevusi, mis sinna kõhtu jäävad, korduse plokile tsüklis korrata. 10 korda teeb mul ise neid asju. Seda arvu muidugi saan suurendada. Nii, nüüd ta töötab mul, aga kostüümi ei vaheta. Võtan välimuse plokkidest, et iga sammu järel vahetaks ka kostüümi. Nii, hakkaski siputama. Natuke liiga kiiresti. Tahaksin aeglasemalt. Panen väikese ootamise. 1 sekund tundub liiga aeglane. Panen 0.2 ehk siis 0,2 ja see on juba päris normaalne liikumine. Ja kui ma nüüd tahaksin, et see programm töötaks lõputult, siis saan ka sellise tsükli panna, mis töötab lõputult. Ja ongi mul lihtne animatsioon enda joonistatud Sprite'iga tehtud. Programm tuleks salvestada, siin paremal pool salvestamise nupp ja sellega ongi see programm mul valmis, projekt valmis, võin välja logida.